Tere internet, tere YouTube, tere kõik huvilised. Mingi aeg tagasi sai lubatud, et sellest autost teeme ka video. Tegemist on siis ei millegi muu kui selle sama legendaarse Godzillaga. Kui ma ei eksi, siis see peaks olema Eesti esimene 6 sekundi auto. Kes teab, võib parandada. Aga tegemist on siis Viljar Mäesepa vana autoga, Nissan 300 ZX, millega siis Viljar on kõvasi tegusid teinud ja minu teada siiamaani mingites tabelites on ta top 3 või top 5, sest vanasti oli siin ju V6 mootor, Nissani oma. Nüüd aga on auto rännanud uue omaniku kätte ja siin on toimunud väiksed muudatused. Kunagi ammu, eelmine aasta vist, sai siia juba vahele pandud see 2JZ. Sai tehtud mootori kinnitused, sai pandud uus iste, kirki iste ja tänu sellele sai siis ka tehtud ümber natukene seda toruraami. Turvapuuri osas sai siis see ukserist väljapoole venitatud ja funny gage'i osa, et mahuks iste mõnusamalt ära ja oleks rohkem ruumi. Nüüd päris pikka aega oleme juba siin tegelenud selle autoga ja võib-olla äkki hakkan tagantpoolt pihta, et mis siis siin kõik ära on tehtud. Et põhimõtteliselt on näha tegelikult, et kõik, mis on haljad torud, on siia juurde keevitatud. Et Viljaril see auto sõitis ja toimis, aga tead, raud vananeb ja jõudlused lähevad järjest suuremaks, et pigem on mõistlik ikkagist natuke tugevdada ja värskendada seda asja. Et pidurdusvari kindla peale hästi töötaks, siis sai ka siia juurde tehtud mõned torud, et kogu see tagumine osa oleks tugevam ja jäigem. Siia nurkadesse sai ka tehtud plekid, sest et need ristid ei olnud siia nurkadesse, et see liiga palju jäi ainult nagu selle toru peale kandma, et kogu see varjupidurdusjõud kanduks ilusti kindlalt edasi kogu toru raami, siis sai siia plekid tehtud ja ka siia nurkadesse ja siia veel lisatorud, et see varjupunkt oleks nii tummiselt seotud kui vähegi võimalik. Siis tagasild on see sama, mis siin all on, see vahepeal oli ühe teise auto all ja siis sai siia tehtud see tugevdustoru ja natukene veel amordi kinnitused sai reguleeritavaks tehtud kõrgustpidi ja siis ka tänu sellele siia Godzilla raamile sai üles uued amordi kinnitused ja siin on ka väikest kõrva näha, need on siis amordi käiguanduri ülemised kinnitused, sest siin all on juba kinnitused olemas. Muus osas on see kõik sama. Vedrud amordid on vanad, väljad on vanad. Siis sai siia tehtud veel rist juurde, et kuna amordipunktid kinnituvad siia, et siis jumala eest see ei saaks niimoodi siit liikuda. Siit sai veel rist teha, et kogu see raam oleks maksimaalselt jäik, ta ei saaks niipidi ega niipidi liikuda, et amort saaks päriselt oma tööd teha ja saaks kõik jõu maha panna. Siit on näha, et on väike lisakaigas pandud, siit on väike lisakaigas pandud, siis see vee ja rist on uued tehtud, et oleks jäik ja vedrustus saaks päriselt oma tööd teha. Ja siis tuppa sai tehtud niinimetatud double frame, ehk siis see toru koos kogu selle sõrestikuga, et siis kui Viljar selle autoga kunagi sõitis, siis seda ei olnud. Et puhtalt ka siis jäikuse ja ka tegelikult juhi ohutuse pärast, siis auto omanik soovis seda siia lisada. Sai see siit kõik lisatud ja siis ka, et oleks tuulutuste tegemine lihtsam, siis ka läbi selle toru hakkab karteri ja käiguhästi tuulutus tulema ja siin taga on neid otsa siin näha, et siia taha saab panna tuulutuspaagi ja siis siit saab vedada voolikud niimoodi, et salongis oleks minimaalselt asju. Enne oli siin see äge Lenko käiguhäst koos Bruno Drive'iga. See sai, omanik tahtis selle asemel TH400. Siis õige käiguhäst ei ole jätkuvalt veel kohal, siis sai kasutatud maketina vana kasti.
Selles mõttes oli hea lihtne, et kuna see meatblade'i ümber torustik oli kõik paigas ja nurgad asjad olid paigas, siis mootori paigaldamine oli lihtne ja käigukasti paigaldamine lihtne. Iga kindluse mõttes sai käigukasti alumine toru polditavaks tehtud, pluss siis proovime siit näidata ka. Siis ka käigukasti alumine kinnitus sai liigutatav tehtud. Siit on veel Bolt või Quickpin läbi panemata. Aga asja mõte ongi see, et kui on vaja näiteks lihtsalt turbiini vahetada, hooldada, lahti võtta, et siis saab selle kogu plaadi alla lasta, kardaani kaitsme eest ära võtta ja käigukasti lihtsalt taha pool tõsta, et seda ei peakski eemaldama hakkama. Üks asi, mis oli minu jaoks natukene huvitav, imelik, sest et see toruraam on ju kunagi Ameerikas tehtud, siis niinimetatud poolraami laiused. Need olid täpselt nii kitsad, et klassikaline Chevy Bell housing ei mahu siit alla. Et tegelikult ka suure hurraaga oli see ka üks põhjus, miks see toru sai polditavaks tehtud, et vajadusel saaks käigukasti alla välja võtta. Aga see ei ole võimalik, te siis näete ise ka, et kuidas see toru jookseb ja kus kohas siis ju käigukasti nagu see laius on. Et kui käigukasti laius jookseb siit, siis toru tuleb juba sisse poole. Kast oli paigas, topeltraam oli paigas, siis sai, võtame sellest eest ära korraks, siis sai siia tehtud uus kardaani kaitse. Siit tagant sai seda originaalkinnituskohta ära kasutatud ja ülejäänud sai uus tehtud. Miks oli vaja uute teha, sest enne Lenko käigukast oli kas 2 korda pikem, aga see kast oli vist põhimõtteliselt siiamaani väljas. Ja siis see vana kardaani kaitse, mis oligi põhimõtteliselt siit maalt ilusti siiani, mis oli väga mõnus ilus tükk, siis seda lihtsalt ei saanud kasutada, sest et eest see ots oli juba nii nagu peenikene, et kardaan oleks sinna vastu läinud ja siis sai võetud vastu otsus, et teeme nullist uue. Kasutasime siis jälle Tokkol toru, 25x2,5 toru, et oleks nii tummine ja võimas kui võimalik. Nõuete kohaselt on siia sisse veel 360 kraadi plekk pandud. Vanad Quickpinid sai ära kasutatud. Tegelikult need otsad siit on ka vanad, mis on, ma eeldan, et kunagi siis Tõnise tehtud. Need sai ära kasutatud, sest need mõõdult sobisid ja olid mõnusad kerged, aga tugevad tükid. Sai see kõik ära tehtud ja siis siia taha sai niinimetatud siis tolmukaitsena lihtsalt alumiiniumplekk tehtud. Et kuna see vahe on piisavalt väikene, siis ma arvan, et ei pea muretsema, et see kardaan tahaks juhile sülle tulla, sest sealt on veel näha, on ka torud on igal pool ees. Natuke veel sellest duubelraami, topeltraami jutus ka, et kuna siin on 4 lingi kinnitused, ehk siis siia kinnitub tagasild, siis sai siit ka võimalikult palju ära seotud, sest et alt toimub lükkamine, ülevalt toimub tõmbamine. Ja et need 4 lingi kaikad oleksid võimalikult jäigad, need ei saaks samamoodi liikuda, läbi painduda mitte mingilgi moel nagu see tagumine raamgi siit, siis sai igas suunas on ära seotud. Tegelikult siin on veel toru ja siit kardaani luupi jookseb ka toru, sest originaalis, nii nüüd originaalis, kui see auto siia jõudis, siis siin oli juba ka ilusti kardaani toru või see kinnitus kaitse tehtud. Siis sai shifter juhi järgi paika pandud. See tuleb samamoodi Quickpiniga siia, see on veel puurimata, et kui mingil hetkel juht jälle tuleb, siis saame selle nurga täpselt paika panna, kõrguse me vaatasime kunagi koos üle. Ja juhi sooviks oli siis see ka, et siia peale tuleks ka veel plaat. Hetkel need alumiiniumplaadid on kõik niinimetatud šablooniks või maketiks, et plaan on need kõik karboniga asendada, aga et oleks lihtsam neid kinnitusi fabritseerida ja täpseid šabloone teha, et siis kasutame millimeetrist alumiiniumit selle jaoks. Samamoodi nagu siia sai tehtud siuke paneel, siia ilusti kõrvad keevitatud, hetkel on nad klekodega kinni, tulevikus tulevad sinna kummipuksid, siia tuleb samamoodi karbonplaat ja siia peale saab siis panna kogu elektri, ajud ja nii edasi, nii nagu siis kas siis klient soovib või siis eeldatavasti Tõnis arvab, et kuidas kõige õigem on. Väikestest muudatustest siis veel see ka, et enne oli siin ju nagu täisjäiga hoovaga gaasipedaali süsteem, kuna nüüd ta läheb trossi peale pooleldi, siis igaks juhuks kindluse mõttes tegime ka gaasipedaalile reguleeritava piiraja, et
kui pedaal on põhja vajutatud, siis ei saaks seda rohkem läbi suruda ja ei saaks trottile haiget teha või trossile haiget teha. Siis ka siia ja sinna sai keevitatud ka kustutussüsteemi tüüsikinnitused, et lihtsalt ongi siuke väike plekijupp, tüüs läheb siit läbi, ilusti ta on hermetiline, aga on kindel, et ta ei saa kuhugile liikuda ja see suund, kuhu ta pritsima peab, on 100% fikseeritud. Siia tuli siis kustutussüsteemi aktivaatori kõrv, et oleks juhil võimalikult mugav käega võtta. Kustutussüsteemile kustutipalloonidele sai siia uued kinnitused tehtud, originaalis nad olid ka siin ennem, aga läbi selle põhjapleki ja siit on näha, kus on seda põhjaplekki üle keevitatud, sest lihtsalt aegadega need 2 kustutipallooni, mis kaaluvad 9–10 kilo kokku koos sisuga, need lihtsalt selle meeletu jõu juures, mis see auto tegi, lihtsalt ja vibratsioonid ja tairsegita lihtsalt on kogu selle põhjapleki lahti väristanud ja tundus mõistlik siia teha eraldi kinnitused, et need on nüüd tehtud 650 Strengthsist, ehk ta on sama tugev nagu see Dokkol või Kroommolli, neid võib omavahel ilusti segada ja on kindel, et ta on tugev. Siis kunagi ammu, siis kui see oli auto siin mootori paigalduses, sai siia see toru pandud, et enne siin oli ilusti rist ja siis sai nüüd siia see toru juurde pandud. Minu meelest siin ei olnud või oli, kas siin oli peenikatoru vahel risti või ei olnud, aga siin keskel olid mõrad sees ja see on ka täiesti tavaline tüüpiline koht, kus suure jõudlusega ja hea pidamisega autodel mõrad tekivad. Ja siis siia sai pandud suurema diameetriga natuke paksema seinaga toru, et see koht oleks kindla peale paigas, terve ja ei läheks enam kuskile ja kogu see raami jäikus ja töö säiliks. Siis siia sai uus varjukinnitus tekitatud täpselt sellisesse asendisse, nagu auto omanikule see meeldis, sobis, et oleks temal võimalikult mugav ja käepärane. Enne ta oli siin üleval vist nagu risti pidi siin vahel niimoodi, et uuel omanikul see ei meeldinud, siis kõik see rool, pedaalid, käigukang, asjad, need peavad olema kõik juhile nii käe järgi ja nii mugav kui vähegi võimalik, et kehvas olukorras saaks võimalikult kiiresti varju avatud. Siia sai tehtud lihtsalt kinnitused, et need oleks trossi kinnitused oleks paigas, aga vajaduselegi liikuvad, et kui siit seda liigutada, praalt on trossid on taga, vaata puntras, siis see kang liigub keerukalt, et see kõik annaks ilusti liikuma, mängima nii nagu vaja on. Seal on tõmbekoht, mis käis läbi kere. Siia sai üks lisa väike kinnitus tehtud, et võib-olla omanikul on soov, et äkki kui kere paigalduseks läheb, et siis siit teha ka esiklaasile tugi keskel, et esiklaasi saaks läbi painduda. Rooli samba teeme ka natuke ümber, enne ta oli natuke pikem, aga teeme ta lühemaks ja rooli selle siis kiirliidesega vahetüki teeme pikemaks, et oleks lihtsalt rohkem ruumi autosse sisse ja välja liikumisel. Et see on ka puhtalt ohutuse pärast ja mugavuse pärast. Et mitte et enne valesti oleks olnud, aga lihtsalt tänapäeval saab mingid asju mugavalt teha ja kuna omanik soovib, siis meil ei ole kahju. Siis aknavõrgu paigaldus on hetkel pooleli, sellega ma siin natuke leiutan veel ja sealt teiselt poolt on näha, et siin on ustele ka mingid plekid tekkinud ja siin on täpselt samamoodi nagu selle käetoega, et millimeetrine alumiiniumplekk, seda on hea kasutada siis šabloonina ja on hea ja lihtne ka neid kinnituskohti raami külge keevitada. Ja tegelikult see mingites kiiremates klassides on täitsa nõue, et kui on paha olukord ja avarii, et jalad ei saaks siit läbi tulla. Ja nüüd ka siin üks päev omanikuga rääkisime, vaatasime pilte, et siia tuleb samamoodi see plekk täide. Puhtalt, seal pole otsest vajadust, aga puhtalt sellepärast, et siis ta näeb nagu komplekssem ja nagu täidlasem välja, et hetkel näeb natuke poolik välja, et 2 plekki on ja siis kolmas auk või kolmnurk on nagu täitmata. Lisaks nende plekkide kinnitamisel on ka tegelikult selline nõue, et neid plekke tohib ainult ukse risti külge paigaldada või kinnitada, et siia alla torule ei tohi ja ka siia torule ei tohi. Ja siis ka siia peakaare külge ei tohi. See on puhtalt sellepärast, et kui on
väga kehva avarii ning juht on vaja autost välja lõigata, et päästjate töö oleks kiirem ja lihtsam, et piisab sellest, et see nurk läbi lõigata ja vastavalt sellele, kuidas siit neid tükke läbi lõigata ja saab selle kõik ühe korraga ära eest tõsta. Et ukse risti küljes on ainult kinnitused ja siin ei ole kinnitatud, et oleks vähem asju, mida oleks vaja ära lõhkuda ja saaks kiiremini vajadusel juhti autos kätte. Ja hetkel ega vist rohkem polegi väga palju näidata. Siin on veel, nii et see põhiline rauatöö on nüüd valmis, nüüd ongi see pisinokitsemine veel toa poolel. Siis kui kõik on valmis ja auto on valmis värvi minema, siis saab veel tulemüüri avad kinni keevitada. Ja kui siin ma hakkan asju eest ära võtma, siis saab siin need raami otsad, mis seal meatplate'is on lõpuni teha ja siis veel sellele kohale, sinna on veel vaja turvavööle vastus keevitada. Aga põhimõtteliselt tulemüürist tahapoole on nagu kõik valmis ja tegelikult on ka siin kapoti all tööd alanud, millest põhilisest osast ma räägin järgmisel korral, aga et nii palju veel on ka, et see on siis vahejahuti vesi-õhk tüüpi. See on tegelikult juba kunagi ammu minu tehtud, kui veel Viljar selle autoga sõitis ja see tükk, ma ei julge lubada, aga ma tahaks mäletada, et Viljar sõitis selle sama vahejahutiga 6.4 või 6.5. Kui Viljar ise seda videot vaatad, siis tervitused sulle ja kindlasti kommenteeri, kas ma mäletasin õigesti või mitte. Enne siin ees oli siis selle sama vahejahuti veepaakus pumbaga, see nüüd kadus ära, siia tuleb paak ette, paagile tuleb siia veel kaitsetoru, nii nagu nõuete kohane on ja pärast üle paagi kinnitused. Ja sest ennem oli kütusepaak siin ees ja kuivkartiripaak siin ees, aga kuna oli ju V6 mootor ja see elu oli lühem, siis siia vahele enam ei mahu ja tahaks, et vajadusel tämper ja õlipump oleks nagu lihtsasti ligipääsetav, siis saab mingisugused muudatused siin teha. Aga sellest kapotialuse elust, sellest juba mõni järgmine kord, kui siin on asjad rohkem paigas ja pilt hakkab rohkem looma. Aga mina tänan tähelepanu eest ja siis kohtume juba järgmistel kordadel.